Tere hommikut, hea Sinilinnu-tee kogukonna jälgija ja kanali tellija. Tänane kaardi ladumine tuleb sulle siis 808 portaalist ehk siis Lõvivärava energiatest. Ja kui võtta nüüd niimoodi, et 808, et see on kahekordne 8, et kui 8 on see selline külluslik lõpmatu küllus, lõpmatu voolamine, et siis tegelikult aasta 26, et 2 + 6 on ka 8, et see on nagu juba 3 8, et see portaal on siis nagu ka väga võimsa energiaga, mis meid ees on ootamas. Pühapäeval, mitte siis nüüd 2 päeva tagasi, vaid üle-eelmisel pühapäeval, eks 9 päeva tagasi, algas siis tegelikult Saturni retrokraad. Mina jälle rõhutan igaks juhuks selle ära, et ma ei ole nagu astroloog, aga nii palju, kui ma olen asjadest aru saanud, sellepärast, et ma jälgin seda, kuidas asjad toimuvad ja mis on, mis ei ole, siis see on nagu see aeg, mis aitab meil vanu mustreid ja struktuure siis lõhkuda algosadeks lahti võtta ja mitte lõhkuda lõhkumise pärast, vaid just eelkõige siis selle nagu ülesehitamise või transformatsiooni pärast, eks ole, et kõik see, mis on nagu oma aja ära elanud, et tegelikult nüüd on see aeg sellele otsa vaadata ja võtta siin vastu teadlikke otsuseid, teadlikke tegevusi teha. Et need on ühest küljest siis justkui sellised igavikulised teemad, aegade ülesus, võib-olla ka elude ülesus, põlvkondade ülesus, mis iganes, eks ole, et kui sa võtad igavikulisus, et ehk siis inimhinge tasandil on see, et mis on see, millega mina siia maailma jälje jätan, mis on see, millega sina siia maailma jälje jätad ja nii edasi. Et see on siis see tähenduslikkuse otsimine, tähenduslikkuse loomine, tähenduslikkuse võimaldamine, et kõik sellised asjad. Ja ühest küljest need on siis võimalused, et kuna see energia on väga tugev, siis see on selline tohutu võimaluste potentsiaal. Ja kui sa endaga tegeled sellel ajal oma sisemaailmaga, oma tunnetega, oma mõtetega, oma kehaga, oma vaimuga, siis iga tasandi tervenemine viib loovuseni, loovuse vallandumiseni ja kaastunne ning osavõtlikkus viib kireni, pühendumiseni. Et ma täna olen teinud natukene sellise teistsuguse lugemise, et nagu sa näed juba siit, et kaardid on pööratud õiget pidi. Et kuna ma tahtsin seda teha teistmoodi, et ma kõigepealt vaatan seda kaartide üldpilti, et kui ma need kaardid pööran välja, et ma vaatan neile peale, et mis mõtted ja tunded siis minust tekivad, mis sõnumid läbi tahavad tulla, et ma kõigepealt annan sulle siis sellise üldise energeetilise fooni ja siis vaatame, mida need kaardid siis veel ekstra ütlevad. Eelmisel nädalal oli siis võimas täiskuu, et ma sellest siin pikalt ei räägi, aga ma panen siia video alla siis lingi oma sellest kogemusest ja tegevusest, et kuidas mina seda täiskuud siis pühitsesin ja mida ma siis kogesin ja mis seal oli, et sa saad siis sealt lihtsalt lisaks juurde lugeda, kui see sind huvitab. Nii, aga kui me vaatame sinuga siin kaarte, neid kaarte, mis on välja tulnud, ma tõmbasin täna kaardid ainult 2 kaardipakist. 2 kaardipakist šamaani tervenduskaartidest on tulnud välja puuk, ämblik, mets, tähed ja võrdpääsus. Ja hald ja tarkuse kaardipakist on tulnud siis välja 2 talvekaarti, 2 sügisekaarti ja 1 suvekaart. Ja siis on siis nagu hea rahvas, hald ja saksad, troll, 100-aastase unehaljas ja kuninganna on siis need hald ja tarkuse kaardid. Aga kui ma neid šamaani tervenduse kaarte vaatan, siis siin on ka omakorda tulnud välja 2 sügisekaarti, 1 talvekaart, 1 suvekaart ja 1 kevadekaart. Et lihtsalt, ja kui ma nüüd neid kaarte niimoodi tervikuna vaatan, siis ikkagi siin on ka peidus see selline, vaata nagu ma seal sissejuhatuses juba ütlesin, et iga tasandi tervenemine viib loovuseni, loomingulisuseni
siis siin nendest kaartidest nagu tegelikult pealt näha võib-olla ei paista, aga kui nagu sügavamale vaadata nende taha, et siis on selline mänguline olemus, et julgeda tahta olla mänguline, väljendada sellist vaba ja loomingulist lapselikku poolt iseendast. Ehk siis olla nagu mingis mõttes nagu spontaanne ja rääkida asjadest, mis tegelikult su hinge ja südant ja keha ja olemust puudutavad, on ju. Et sellisel juhul saab sinu hing ja loomus ennast nagu vabalt väljendada ja see aitab siis leida sellise impulsi või inspiratsiooni või väe, et minna edasi. Et minna sellest energiaportaalist läbi, et tekitada see transformatsioon enda jaoks vajalikul tasemel, see transformatsioon, eks ole, et minna edasi, et jõuda siis selle sisemise rahuni, mis aitab välja tulla igasugusest kaosest, mis võib-olla on siiamaani nagu tekkinud. Ja kui nüüd rääkida veel loovusest või sellisest loomingulisest poolest, siis üks asi on jah see, et kaunid kunstid on ju, aga siin on võib-olla, kuna tegu puudutab tundeid, mõtteid, meie sisemaailma, siis loomulikult igasugune joonistamine ja maalimine võib sind aidata. Igasugune muusikaline tegevus, tantsimine, kõik need aitavad nagu sügavamal tasandil endaga kontakti saavutada. Päeviku pidamine, kirjutamine, et sa kirjutad oma mõtted lahti, et sa selgitad need endale lahti. Ja siis on oluline see, et need sellised mineviku uskumused või takistused, et sa seda siis nagu, see kirjuta eraldi lehe peale, et see viska ära või põleta ära. Ja see põletamise videost võid panna selle, kuidas ma ütlen, tee see pisikene miniklipp ja pane siia kommentaaridesse selle video alla, et see tegelikult võimendab seda sinu transformatsiooni energiat, et sa oled siis selles ühes energiaväljas meiega, kõigi teistega, kes me siin oleme, on ju. Et oma negatiivsed asjad, et pane kirja ja põleta ära ja sellest väikesest tulest tee siis mingisugune mõnesekundiline või minutiline klipikene, kuidas sa seda teed ja pane siia kommentaaridesse see viide, eks ole. Kõik need, mis sa positiivsed asjad joonistad ja kirjutad ja teed, et need jäta omale kuhugi märkmikusse alles, sest see on see, mis aitab sul edasi liikuda. Muidugi juhul, kui sa iga päev nendega tegeled, ehk siis positiivseid ja kasulikke asju loe üle. Leia iga päev aega 10 minutit neid asju üle lugeda. Kõik, mida sa oled loonud või mis on üleüldse sinu elus, võimendub sinu tänulikkuse väes. Ja täna hommikul, viimasel ajal ma olen hakanud ka jälle hästi palju selgeid unenägusid nägema ja tihtilugu siis unenäod jäävad mulle meelde ja ma saan sealt mingisuguse sõnumi või vastuse või impulsi või teadmise. Ja siis tuli üks selline sõnum ka nagu minu unenäo kaudu, siis ma lihtsalt räägin selle, kuna mulle tundub, et see teema on siin nagu sünkroonis praegu, see ühisvälja teema on selle minu unenäoga nagu natukene seotud. Et näiteks, et kui sa tahad midagi võimendada oma elus, oletame, et sa oled haige, et sul on tervis korrast ära, on ju. Et siis ära palu ürgilmalt või maailmaruumilt tervist juurde. Sest see on nagu puuduse teadvusest, et siis sul jääb veel rohkem teda puudu. Aga täna selle eest, mis sul on ja mis sul toimub ja toimib. Ehk siis see tänulikkus on mitte tänulikkus selle eest, et ma võtan tänulikult vastu, vaid ma olen tänulik juba selle eest, mis mul täna on, millega ma täna hakkama saan. Et siin selles energiaportaalis on just see tänulikkus, et ma märkan neid asju, mis minu elus tegelikult on ja olen nende eest tänulikud. Et meil kõigil võib olla midagi puudu, aga see nüüd on see koht, et keskendu sellele, mis sul on, eks ole. Et võimenda oma tänulikkust. Ja tänulikkuse võimendamine käib läbi tänulikkuse jagamise. See ei ole see, et ma ainult oma peas mõtlen, et siis ma niimoodi vaikselt võimendan. See on see, et kui mõni inimene on sinu tänuga seotud, ütle talle seda. Kui see ei ole inimestega seotud, sa võid ka siia selle video alla kommentaari jätta, et olen tänulik selle eest, on ju. Ja pane kirja, sellega sa võimendad. Jagamine on alati võimendamine. Et see on nagu selline kasulik nipp, on ju. Siis mis veel selle perioodi energia, tegelikult see energia 808 energiaportaali energiad on meie ümber ja õhus juba tunda juulikuu lõpust alates, on ju, seal kusagil peale 25. juba ja nad kestavad veel peaaegu siis augusti keskpaigani. Et mil on siis see aeg, et seda saaks nagu maksimaalselt enda hüvanguks rakendada.
et võimesta teisi inimesi enda ümber. Et siis saad sa ise võimestatud. Mida see tähendab? Võimestamine tähendab seda, et ma annan teistele inimestele tagasisidet nende tugevuste kohta, selle kohta, kuidas nende tegevus või nende sõnad, et kuidas see mind on aidanud ja toetanud näiteks, eks ole. Vot see, mida sa ütlesid, et aitäh sulle selle eest, et see niimoodi puudutas mu hinge, et kuidas see siis puudutas, et see nagu tuleb ka lahti kirjeldada, on ju. See on selle teiste inimeste võimestamine. Ja võimestamine on ka see, et ma lihtsalt märkan teist inimest kui tervikut. Sealjuures, et tal on ka võib-olla palju puudusi, millega mina kõrvalt vaadates võib-olla rahul ei ole inimesena, on ju. Aga tal on väga palju häid omadusi, ma märkan seda ja ma annan talle sellest teada, et ma olen teda näinud, ma olen teda mõistnud, ma olen temast aru saanud. Et võimestamise aeg on siis praegu, et kui kasvutingimused on head, siis toimub nagu see soovitud muutus kiiresti. Ja mis need kasvutingimused siis on? Seesama tänulikkus ja seesama võimestamine on meie vaimsed kasvutingimused. Suuna tähelepanu oma enda käitumisele ja märka siinjuures seda, et kelle või mille suhtes sa oled olnud kas kriitiline, üleolev, hinnanguline, võib-olla natuke selline pahakspanev, et märka neid asju, et see on selline negatiivne voog, mida sa endast välja annad ja siin on kasulik see voog endasse tagasi võtta. Et ma tühistan siis kõik need enda hinnangud, selle kriitika ja võtan selle energia puhastatud kujul endasse tagasi. Ja endasse tagasi nii-öelda saadan selle siis, ma ei tea, universumi musta auku transformatsioonile või lõkkesse või kuhu sa iganes seda soovid, eks ju. Aga et see on siis see võime, vaata kui ennem oli jutt sellest, et võimesta teisi inimesi, et kui ma olen üleolev ja kriitiline ja negatiivne ja hinnanguline, siis ma ju ei võimesta, vaid õõnestan neid tegelikult. Ja õõnestades teisi, ma õõnestan ka iseennast. Võimestades teisi, ma võimestan ka iseennast. Et siin on hästi oluline seda nagu märgata. Ja tihtilugu need meie negatiivsed vood, mida me välja saadame, on sellised tahtmatud või alateadlikud, et me ei ole ju mõelnud niimoodi, et ma nüüd hakkan kedagi siin kahjustama, on ju. Et siis lihtsalt tasub seda teadlikult tagasi kutsuda, ära puhastada ja asendada see siis võimestamisega, võimestumisega, eks ole. Pane tähele, mis toimub sinu ümber, sinu isiklikul teekonnal. Vaata, millised tsüklid su elus on praegu esile tõstetud. Et mida tähendab tsüklid? Et see on see, et mis tahab mureneda ja mis kannab edasi. Et meie kõikide elus on need tõusud ja mõõnad, on ju, nagu kuul on need kuufaasid, siis elulainel meil on ka need tõusud ja mõõnad, et mingi asi edeneb, mingi asi läheb mäest alla, on ju. Et märka, kuidas see sinu tsüklilisus toimub, mis on, et see kõik, mis läheb alla, mis hääbub, võib olla mõistlik aidata sellel laguneda teadlikult. Või siis vastupidi, kui see on ikkagi väga tähtis asi, siis tasub seda nagu hoopis jõustama hakata, et see saaks kasvuhoo sisse, võimestama hakata, on ju. Et märka neid oma tsükleid ja korrigeeri seal siis vastavalt sellele. Märka iseenda energiat, mida sa endast välja annad, et kuivõrd seal on pinget ja purustavat jõudu, et natuke me siin sellest võimestamisest ja õõnestamisest juba rääkisime, eks ole. Ja kui palju seal siis on seda võimestavat väge tegelikult, või ma ikkagi ohin liiga palju, et näed, see on selline ja too on teistsugune ja valitsus on loll ja ta võib loll olla, aga see vingumine ei tee ju mul nagu mitte midagi paremaks, eks ju. Et tegelikult sa selle vingumisega annad oma energiat ära, sa õõnestad ennast, valitsusel on ükskõik, kas sina vingud või ei vingu, on ju. Et teadvusta, kuhu, kui palju, millal, mida ja miks sa oma energiat jagad. Ehk siis sõltumata sellest, kas see energiavoog, mida sa välja annad, on siis positiivne või negatiivne, lihtsalt teadvusta seda ja jällegi, kui sa teadvustad, sa saad siin vastavad korrektuure nagu kasutusele võtta. Põleta oma valesid, et kuna lõvi on tuleelemendi märk, see on suve märk, eks ole, see on selline hästi intensiivne, see on jõumärk, jõuelement, et põleta oma valesid. Et millised on sinu enda, tunne siis ära, et millised on sinu enda pettused ja sabotaažid,
kas siis teiste inimeste või iseenda suhtes. Me oleme kõik supervaletajad eelkõige endale. Mõnikord me valetame teistele vähem, on ju. Kui me arvame, et me oleme ausad inimesed, siis me võib-olla teistele nii palju ei valeta, aga endale me valetame küll. Ja leia üles nii enda kui teiste pettused ja sabotaažid, just need, mis sinu seest on alguse saanud. See on aeg saada aru või märgata või tunda ära, et mis on see sinu tõde, kuna see lõvienergia on selline tule ja kire pühendumise energia, siis meil ei ole mõtet seda energiat nagu kulutada tühja, vaid me võiksime aru saada sellest, et mis on see meie tõde. Ja vaat me võiksime oma energia sinna oma tõesse panustada, eks ole. Tee valikuid, teadlikke valikuid. Otsusta, et su minevik ei määratle sind enam, et mis oli, see oli, et sa ei saa minevikku muuta, sa ei saa neid sündmusi muuta, aga saad muuta oma suhtumist sellesse ja suhtumise muutusega muutub ka sinu energia. Pane see eelnev kõik kirja ja põleta ära, nagu ma siin ennem ka juba ütlesin, et need samad negatiivsed asjad, eks ole, mis sind on nagu mõjutanud. Pane kirja ja põleta ära ja tee sellest siis video, kuidas see põleb ja lisa siia alla kommentaaridesse. Et see lisab väge lahti laskmisesse ning klammerdumisesse. Tähendab, annab väge sulle, mitte ei anna klammerdumisesse väge, vaid annab väge sulle, et sa suudaksid lahti lasta ja mitte enam klammerduda. Seejärel võta uuesti pliiats ja paber ning otsusta, mida elu sulle edasi toob. Millise suuna sa valid, millised on sinu enda piirid, sinu enda vajadused, sinu enda tõde, sinu enda tee, eks ju. Et leia nagu need üles, et praegu on just see aeg. Kui su piirid on selged, kui sa saad, mida tähendab selged piirid, et sa saad aru, mis on sinu isiklik energia, mis on teiste inimeste energia või keskkonna või millegi muu energia. Sa õpid vahet tegema ning eristama ja ära tundma, mida sa ise tegelikult tahad, vajad ja väärid. Et see on nagu see selguse loomine, eks ole. Sa oled väärt kõiki oma vajadusi ning sa sead endale kindlad piirid. Sest kui meil piire ei ole, siis me tegelikult laseme ise enda vajadustest kogu aeg üle. Me oleme õudselt häiritud sellest, kui teised inimesed meiega ei arvesta või meie vajadustele ei vasta. Aga tegelikult me ise rikume oma piire kõige rohkem. Annad endale lubaduse jälle mõtled, ma täna ei viitsi, eks ole. Et vaata kõik need kohad ülesse. Nagu ma siin ütlesin, et päike liigub lõvimärgis, see on siis selline julgus, loovus ja ehe eneseväljendus, et kui veel kord seda teemat niimoodi kokku võtta. 707 portaali ladumise ma tegin ka siin kanalil ja see oli see, et nagu Siiriuse värav nii öelda. Aga praegu, nüüd augustis, muutub Siirius meil taevas, põhjataevas nii-öelda nähtavaks, et südasuvel ta ei olnud nähtav, ja ta muutub taas nähtavaks ja see on siis just kui uue tsükli algus. Et sealt algas siis, see uue tsükli algus on, seal algas nagu mingisugune uus planeerimine, eks ole, ta tegelikult on tulnud meile Egiptusest ja Mesopotaamiast see teadmine, et sealsete aastaaegadega seoses, et võib-olla meie põliskultuuris nüüd see august ei olnud nüüd uue tsükli algus. Mingis mõttes oli, sest vanad eestlased, kui juba teraviljakasvatus siia oli jõudnud, kasvatasid rukkist ja rukkikülv oli sellega küll seotud. Et selles mõttes ikkagi nagu uus tsükkel, et uus toidutsükkel algas nagu sellest, eks ole. Ja mis siis veel nagu kokkuvõtteks öelda, et lõpeta pooleli olevad asjad, kui sul on mingid suhted, mingisugused tegevused, mingisugused lepingud, mis iganes asjad pooleli, et lõpeta need ära või pane need piirid paika. See ei tähenda, et sa pead kõigest lahti ütlema, aga see mõnikord see lõpetamatuse tunne on seotud ka sellega, et meil on piirid nagu hästi ebaselged. Et leppige konkreetsetes tingimustes kokku, et see ongi siis vanade tsüklite lõpetamise aeg või siis see piiride seadmise aeg. Et kuula ennast, kas sa ise oled endaga kooskõlas. Julge olla nähtav, julge olla kuuldav. Ja see nähtav ja kuuldav ei tähenda seda, et kõik kohad peavad sind täis olema. Või see, et kui sina räägid, et siis teised sõna ei saa. Aga see tähendab seda, et ära aja tühja juttu. Räägi asjast. Ole konkreetne, ole selge. Ja see on see piiride küsimus, eks ole. Teadvusta ise oma mõtteid ja kavatsusi
et siis on neid lihtsam ka teistele väljendada või avaldada, teistele osapooltele. Kogu maailm ei pea sinu elust teadma, aga just need, kes on sellega seotud, eks ju. Ja see on nüüd see periood, kus pinnale kerkivad need asjad, mis sind enam ei teeni. Et nüüd see oli selline üldine, kui ma seda 10 kaarti, mis ma välja olen võtnud siin vaatan, et siis sellise üldinfona nad räägivad sellist juttu. Aga hakkan nüüd ükshaaval siit võtma ja neid sulle näitama ja rääkima. Siin on välja tulnud siis puugikaart. Ja see nüüd on seesama asi, et mis sind häirib, millised sinu vajadused on rahuldamata. Tegelikult seal üldjutus oli see osa ka ära, eks ole. Mis on see, mis sulle nagu, mis sind vaikselt nagu närib, ütleme niimoodi, ja mida sa oled lasknud, kellel või millel sa oled lasknud ja lubanud enda külge klammerduda, et sa oled nagu see doonor, et sa toidad, eks ole. Keda või mida sa toidad sellist, mis tegelikult ei teeni sinu huve. Et leia need kohad ülesse. Ole neile tänulik ja lase neil minna. Siis on tulnud siit välja tähtede kaart. Tähed räägivad selles kontekstis, nagu siin juttu oli, et Sirius muutub nähtavaks, eks ole, et tegelikult augusti öös muutuvad juba kõik tähed nähtavaks, on ju. Et see on ka mõnes mõttes selle uue tsükli aeg. Ehk siis meie vanarahvas, vaatamata sellele, et nad astroloogias ja astronoomias väga targad ei olnud, klassikalises mõttes, eks ju, nad tähtede ja taevakehade liikumist oskasid märgata ja selle järgi oma otsuseid vastu võtta. Ehk siis kõige pilkasemas öös on ka alati valgus, mis sind juhatab. Isegi kui sa päris täpselt veel ei näe. Aga kuna see on selline hommiku või kevade energia, siis see on sellise selge visiooniga seotud. Et siis, mis on, ja siin nagu ma ennem ka ütlesin, et mis siis on see siht, kuhu suunas sa liikuma hakkad? Et mis on see sinu tee, sinu tõde, mida sul on vaja hakata väljendama? Metsakaart. Sissejuhatavas energias ma ütlesin ka seda, et see tervendamise aeg on, et igal tasandil tervendamine, vaimne, füüsiline, emotsionaalne, mis kõik, eks ju, et kõik see saab loovuseks, loominguliseks ja oma elu kireks, eks ju. Ja mets kutsub sinna tervendusele. Loomulikult sa võid minna metsa, võtta endale seal aega ja olla, istuda või mõne põlispuu alla kuskil pargis või koduaias, et olla loodusega ühenduses, et see on see loodusega ühendumise aeg. Kui sa tunned, et see on nagu oluline sulle. Et tervendus üldiselt on oluline. Ja samas, kui sa oled mingite teemadega kinni jooksnud, siis ei tasu jääda üksi seda lahendama, vaid siis võib minna ka mõne nõustaja või terapeudi juurde, et kui minu energia sulle sobib, siis sa siit video alt leiad ka lingi, kuidas minu vastuvõtule tulla. Aga igal juhul reflekteeri seda, mis sinu sees toimub. Siis võrdpäevsus. Võrdpäevsus on ka, ta on nüüd samamoodi siis sellise õhtu või sügise energia, nagu see tervenduski oli. Ja võrdpäevsus on meil septembri lõpus, kui meil on sügisene pööripäev. Ehk siis need tervendusprotsessid, mida sa teadlikult praegu ette võtad, võiksid sul kesta kuni selle sügisese pööripäevani. Mis ei tähenda, et kauem või endaga tegeleda, aga see aeg siit sellest lõviväravast kuni siis septembri pööripäevani võiks olla siis selline teadlik enesega tegelemise ja väestamise aeg, oma piiride paikapanemise aeg. Kuigi nüüd kuni augusti keskpaigani on see nagu eriti tugev, aga need jätkuprotsessid saavad minna edasi. Nii, siis ma vaatan siit tagumisi kaarte vahelduse mõttes, et on trollikaart, et siin on number ka 11, see tähendab, et jälgi ka numbri maagiat, et kui sul on lihtsalt kohta numbrit 11, siis järelikult sa võid alati seda videot vaadata, on ju, siis vaata, mis sõnum siin number 11 oli, on ju, ja see kaart ütleb sulle, et vankumatu sihikindlus viib pärale ja siis saabub meelerahu. Et kui ma nüüd seda tõlgin natukene lahti, siis jällegi sissejuhatavas energias oli juba see jutt tuli tegelikult läbi, et
seesama üks asi, see tervendus, teine asi siis see piiride kehtestamine, see oma tõe väljendamine, selle järgi elamine, teiste inimeste võimestamine ja tänulikkus, et need on kõik need asjad, millest tuleb olla järjepidev. Et see, kui sa ühe korra midagi teed, tegelikult ei anna selliseid tulemusi, on ju. Siis järgmine kaart on number 5. Et ma ütlen veel kord, need numbrid võivad olla ka kuupäevad, et 5. august, 11. august, on ju. Et hald ja saksad, see on ka siis sügise kaart ja ütleb siis niimoodi, et soovid täituvad tähtede valguses, kõrgemad jõud pakuvad kaitset ja mäletad, meil oli tähtede kaart ka siin, eks ole. Soovid täituvad tähtede valguses. See tähendab seda, et leia siis oma õhtutes aega ühenduda nende tähtedega. Või tunneta oma sisemisel maastikul, oma hinges seda tähevalgust, tähepaistet. Meie enda Eesti mütoloogias on väga palju siis sellist täheenergiat, et regilauludes on see, et läheb täheneitsid ja tähetütred, eks ole, et see on selline naiselik aspekt. Sügav, naiselik, enda keskmesse vaatamise aspekt on siin. Ehk sisuliselt ta räägibki seda sama tervenduse jada, millest siin ennem juttu oli ja kõrgemad jõud pakuvad kaitset, kui sa võtad selle tegevuse või selle väljakutse nagu vastu. Nii. Siin on number 3 ja jällegi see võib olla mõni kuupäev, võib olla 3. september, võib olla lihtsalt mingi maja number 3 või lehekülg number 3, et vaata seda, aga hea rahvas. Ja hea rahva sõnum on see, et austus ja üllatused ühinevad ja õnn on lähedal. Milles see austus ja üllatused siis väljenduvad? See ongi nüüd see tänulikkus ja teiste inimeste võimestamine, millest me räägime. Et kui sa hakkad seda, nagu siin see esimene haldjakaart ütles, et järjepidevus on ju, kui sa seda järjepidevalt teed, et siis üllatused saavad sinu ellu tulla, et sa tegelikult koged seda ise ka seda võimestavat energiat nendes kohtades, kus sa seda näha või oodata ei osanud. Siis siin on number 2. Jällegi võib-olla see on 2. september, võib-olla see on maja number või lehekülje number või kellaaeg. Ja kaart on kuninganna ja on siis talvekaart ja ütleb, et rahulik uni ja sügavad unenäod lubavad kirgast koitu. Ja mäletad, üldsõnumite all mul oli ka see, et minu unenägu, mida ma nimetasin, on ju. Ehk siis, kui sa praegu vähegi tahad selgete unenägudega tegeleda, siis ka see aeg on soosiv. Selle konkreetse kaardi sõnum on rahulik uni ja sügavad unenäod. See eeldab eelkõige seda, et sa magaksid piisavalt. Ja see piisav magamine ei tähenda seda, et sa magad kella 3 päeval või üle selle, et ikkagi see uneaeg peab ka nagu normaalsel ajal olema. Et kuna praegu on suvi, siis see ärkamine ja magama minek võiks ikka natukene päikese kella järgi ka toimuda, eks ole, et seda väge saada, sest muidu me magame nagu talveund, aga praegu on suvi, me peame seda suve, talvekaart ka, eks ole, et me peame seda suve energiat praegu vastu võtma, seda lõviportaali ja päikese energiat vastu võtma, eks ju. Aga unevajadus tuleb rahuldada, siis muutuvad unenäod ka selgemaks ja sõnumitoojateks ja pane tähele, järgmine on jälle unenäokaart ja number 9, kas see on 9. august, 9. maja, 9. lehekülg, mida iganes, on 100-aastase unehald ja see ütleb, et unenäod lubavad ebamaiseid elamusi. Ehk siis, kui sind on unenäod paelunud või lummanud või kuidagi mingil muul tasandil kõretanud, siis praegu on ka soodne aeg sellega teadlikumalt tegelema hakata. Järgmisest pühapäevast alates hakkab mul pühapäeviti siis ilmuma siinsamas meie kanalil, Sinilinnu tee kanalil hakkab pühapäevase mõtiskluse rubriigi all ilmuma siis väike videosari selle kohta, seal on ühesõnaga, et ma ei tee neid videoid väga pikkasid, et ma räägin natukene sellest unenäo maailmast ja unenägemisest ja sellest, et vähemalt 5 kohtumist meil pühapäeviti tuleb, võib-olla rohkem, et ma ei ole seda veel otsustanud.
Ja ma olen teinud ka pooleaastast selge unenägemise kursust, et kui see sind kõnetab, ma panen ka siia video alla selle lingi, et seal see ei ole kursuse ostmine, vaid see on lihtsalt, et kui sa tahad seda lisainfot saada, siis jäta oma kontakt, et siis me saadame sulle personaalselt selle lisainfo. Et mul täna ei ole see pakkumine veel kokku pandud, sest ma tundsin, et on vajadus seda kursuse ülesehitust natukene muuta. Aga kui ma selle ära olen teinud, et siis me saame nendele sooviavaldajatele selle lisainfo saata lihtsalt tutvumiseks, kui see sind kuidagimoodi kõnetab. Ja mis meil siin rääkimata veel on see? Ja siis on siin ämblik. Ja mida ämblik ütleb? Et kui sa seda kõike teed, millest ma juba rääkisin, ja kui vaat järjepidevus on see, et ma annan endale lubaduse ja pean sellest kinni, on ju. Kui sa seda kõike teed, siis kui sa kujutad ette, vaat see ämblik ripub ka siit mingit puu oksa küljest alla, eks ole, et ämblikul on võrk, ja kui sa kujutad ette seda ümmargust sellist korrapärast võrku ja sina oled see ämblik seal keskel ja kõik need võrguniidid jooksevad sisuliselt sinu pihku kokku, on ju. Ehk siis see, mida sina teed ja selle võrguniidi kaudu ükskõik mõni kärbes või putukas või ükskõik kes kuhu sinna vastu läheb, see ämblik kohe saab sellest signaali, eks ju. Ja vastupidi ka, on ju. Kui ämblik seal tõmbleb, siis see võrguniit viib selle informatsiooni siis kuhugi kaugusesse ära. Et kõik sinu mõtted, tunded, teod ja otsused, kõik sinu eneseväljendus on tegelikult see, mis mõjutab kogu seda maailma. Nii nähtavat kui nähtamatut maailma. Ja see nüüd on see koht, et kui me sellest saame aru, siis see on tegelikult hästi suur vastutus. Hästi suur vastutus on selle asja nimi. Et mina vastutan selle eest, mismoodi ma seda maailma näen, tunnen, kogen, mismoodi mina seda maailma mõjutan. Ma vastutan selle eest, mismoodi see maailm mind mõjutab. Ja sisuliselt see ongi nagu selle jutu kokkuvõtteks nagu väga hea kaart, et see eelnev oli nagu teekond või rännak selle lõviportaali energias. Ja see ongi vastutuse küsimus, kas ma vastutan selle eest või ei vastuta. Nii lihtne ongi. Ja kui ma ei vastuta, pole mul põhjust ka kurta mitte millegi üle. Sest ma ise valisin mitte vastutada. Sest mitte tegemine on ka teatavas mõttes otsus või valik, et kui ma ise otsustasin, et ma ei tee ja lasen asjadel olla, et mis ma siis enam kaeban. Ja kui ma ise valisin, et ma teen teadlikult neid samme ja asju, siis ka see on minu otsus ja see ei tähenda, et kui ma teen, et ma olen seal täiuslik või perfektne. Ma teen lihtsalt seda, mida ma sellel hetkel näen, suudan ja saan. Et kui see tänane ladumine sind kuidagi puudutas, siis jäta kommentaariga see märguanne, et millise mõtte sa iseendaga siit täna kaasa võtad iseendale. Ja kindlasti tee siis videoklipp sellest lõkkest, sellest pisikesest paberi põletamisest, kuhu sa kogu oma negatiivse jama, mida sa lahti soovid lasta, ära põletad. Ilusat päeva sulle ja kohtume pea!